olen tubli sünnipäevalaps Eesti Raamat. Saan 500-aastaseks. Aga kus mul kõik sõbrad on? Siin me oleme. Õnne soovime käest. Palju õnne, Eesti Raamat. Õnne soovime käest. Krõõr kingis kingituse. Puku kingis õhupallid. Sipsik kingis limonaadi. Laabu kingis torti. Piirvis on kingituse sees. Ja kingituse sees oli armastus. Tere kõigile. Ma olen Sipsik, aga sellest saite isegi juba aru. Mind peaksite juba hästi tundma. Täna ootab mind ees põnev seiklus. Mul on palju sõpru muinasjuttude tegelaste seas. Täna lendan ma mõnele neist nende kodumaale külla. Näeme varsti. Tere, mina olen Sipsik. Tulen Eestist. Minu mõtle välja. Eesti kirjanik, elulaud, olen kliides nukk, kelle poiss Mart õmbles sünnipäevaks oma õele Anule. Kes sina oled? Bienvenue en France, Sipsik. Je suis le chat au sabre et j'ai été inventé par l'écrivain français Charles Perrault. Je suis si malin que j'ai réussi à tromper mon pauvre maître pour qu'il devienne un gentilhomme riche et puissant qui a fini par épouser une princesse. Ohoo, meeldib tutvuda, et ise ka aru saaksid. Mida sa rääkisid? Laseme selle jutu kohe meie targal tõlkimismasinal ära tõlkida. Tere tulemast Prantsusmaale, Sipsik. Mina olen saabastega kass ja minu mõtles välja prantsuse kirjanik Charles Perrault. Ma olen nii kaval, et mul õnnestus oma vaesest peremehest tekitades teha rikas ja võimukas härra, kes abiellus lõpuks printsessiga. Oi lahe tutvuda, saabastega kass. Pea nüüd edasi minema. Tšau. À plus, mes petits chatons. Tere, mina olen Sipsik ja tulen Eestist. Minu mõtles välja Eesti kirjanik Enu Raud. Ma olen üks liides nukk, kelle poiss nimega Mart õmbles sünnipäevaks oma õele Anule. Kes sina oled? Benvenuto in Italia, Sipsik. Io sono Pinocchio e sono stato inventato dallo scrittore italiano Carlo Collodi. Mio padre, Geppetto, desiderava tanto un figlio e all'inizio mi ha disegnato da un albero. Come premio per il mio coraggio, la fata buona mi ha finalmente trasformato in una persona vera. Vägev, meeldib tutvuda, et teised ka aru saaksid, mida sa rääkisid. Laseme selle jutu kohe meie targal tõlkimismasinal ära tõlkida. Tere tulemast Itaaliasse, Sipsik. Ma olen Pinocchio ja mind mõtles välja
Jaal ja kirjalik Karol Tolodi. Minu isa Epleto soovis endale nii väga poega ja poolis mind tegelikult algusest puust treenijaks minu vapruse eest. Muutis hea haiges mind lõpuks päris iminaseks. Oli tõesti põnev kohtumine, Pinocchio. Pean nüüd edasi minema. Tšau! Ciao! Tere! Mina olen Sipsi ja tulen Eestist. Minu mõtles välja Eesti kirjanik Eno Raud. Ma olen üks riidest nukk, kelle poiss nimega Mart õmbles sünnipäevaks oma õele Anule, kes sina oled. Servus, schön, dass du in Österreich bist, Sipsig. Ich weiß nicht, wer ich bin. Na wart, ich bin ich. Mich hat die österreichische Schriftstellerin Mira Lobe erfunden. Ich bin aus Stoff gemacht und ich schaue so leibend aus, dass niemand wirklich weiß, wer ich bin. Aber ich habe einen Namen. Ich bin ich. Oi kui vahva. Meeldib tuttuda, et teised ka aru saaksid, mida sa rääkisid. Laseme selle jutu kohe meie targal tõlkimismasinal ära tõlkida. Tere tulemast Austriasse, Sipsik. Mina ei tea, kes ma olen. Või oot, mina olen ju mina. Minu mõtles välja Austria kirjanik Mira Lobe. Mina olen ka liidest õmmeldud. Mina olen selline naljakas tegelane, et keegi päriselt ei teagi, kes ma selline olen. Ka mina ise sain teada. Mina olengi mina. Oli tore kohtuda mina. Pean nüüd edasi minema. Tšau! Vierte. Tere! Mina olen Sipsik. Tulen Eestist. Minu mõtles välja Eesti kirjanik Eno Raud. Ma olen üks riidest nukk, kelle poiss nimega Mart õmbles sünnipäevaks õele Anule, kes sina oled. Willkommen in Deutschland, Sipsik. Ich bin Schneewittchen und das sind meine Freunde, die 7 Zwerge. Brummbär, Chef, hat Pimpel, Happy, Schlafmütz und Seppel. Erfunden wurden wir von den deutschen Schriftstellerbrüdern Jakob und Wilhelm Grimm. Meine Stiefmutter ist sehr neidisch auf meine Schönheit und will mich um jeden Preis loswerden. Am Ende werde ich aber immer von den Zwergen und dem Prinzen gerettet. Meeldib tuttuda, et teised ka aru saaksid, mida sa rääkisid. Laseme selle jutu kohe meie targal tõlkimismasinal ära tõlkida. Tere tulemast Saksamaale, Sipsik! Mina olen Lumivalgeke. Need on minu sõbrad. 7 pöialpoissi. Doktor, Õnneseen, Ninatark, Aevastaja, Toriseja, Unimüts, Häbelik. Need mõtlesin välja saksa kirjanikes vennad. Jakob, Wilhelm Grimm. Minu võõras ema on väga kade mu ilu peale ja tahab minust iga hinna eest lahti saada. Pöiapoisid ja prints päästavad mind alati lõpuks ära. Oli tore kohtuda Lumivälgid ja pöialpoisid. Mul on nüüd aeg kuule lennata, kuhu mind Anu tegelikult saata tahtis. Tšau! Tschüss! Thank you.
taas üks raamat, kes oli tühi ja üksik. Raamat otsustas, lähen laia maailma rändama. Ehk tuleb keegi minu juurde elama. Ta jõudis 7 maa ja mere taha. Kollase maja jõunamägi Sanu ja Sipsik. Tere, kas te tahate minu juurde elama tulla? Sipsik vastas, me tahame siia jääda. Anu lisas, võta takso ning sõida naksitallide juurde. Ehk tulevad nemad sinuga kaasa. Raamat jõudis kohale. Ta kutsus, kas tahaksite minu juurde elama tulla? Meil on oma armas buss. Meile meeldib looduses ringi rännata. Mine küsi Lotte käest. Ma viin su sinna. Raamat sõnas Lottele ja Brunole. Tere, tahame meid enda juurde elama kutsuda. Aga siis toipas raamat. Oh häda, mul ei olegi oma maja. Brunoga lausus. Siit veidi maad eemal on künka otsas loss, seal ei ela kedagi. Tule, viime sind seda vaatama. Sõidame mu isa kuuma õhupalliga. Raamat oli rõõmus. Oh, kui tore maja see on. Siia tahame elama jääda. Raamatul käis külas palju sõpru. Ta lehed täitusid paljude vahvate lugude ja seiklustega. Kaunil lagendikul metsaserval kasvas suur tammepuu. Igal aastal kandis ta palju tammetõrusid. Ühel päeval küpses üks tüdruke ja kukkus kivi peale. Tüdruke lebas seal ja mõtles, kuidas küll maa peale pääseda. Ühel päeval jooksis mööda väike triibuline metsapõrsake. Oota, hüüdis tüdruke. Põrsas peatus, vaatas ringi ega ei näinud kedagi. Mina kutsusin sind, mina siin, mina laamasin kivi peal. Ohoo, sa oled siin päris mugavalt, ütles põrsake. Ma söön su kohe ära. Ära söö mind, parem vii mind sinna, kus ma saan juured maa sisse ajada ja küll sa näed, mis edasi saab. Põrsake imestas, aga otsustas oma uue sõbra soovi täita. Ta haaras tüdrukese oma kihvadega ja viis selle kaunile aasale. Tammetõru kasvas ruttu tugevaks ja edasi nooreks tammeks. Kasvades meenutas tihti oma sõpra metssea-põrsakest. Kui tammel küpsesid ühel päeval uued tõrud, mõtles ta jälle. Kuidas küll oma sõpra näha? Järsku ilmus aasale suur ja uhke metsiga. Kas sa tunned väikest metssea-põrsakest? Küsis tamm. Suur metsiga naeratas. Kas sa ei tunne mind ära? See olin mina, kes su siia maha mattis, kui sa veel alles tüdruke olid. Mina olen suureks kasvanud ja sina oled ka kasvanud suureks puuks. Võta ja maitse minu tõrusid, sõber, ütles tamm. Mul on üks idee. Ma tulen varsti tagasi. Mõne aja pärast tuli metsiga tagasi. Seekord koos 3 väikeste metssea-põrsatega. Vaadake minu põrsakesed, milline suur puu on kasvanud. Ma istutasin selle
kui olin sama väike kui teie praegu, ütles metssiga. Vau, kui suur ja ilus puu! Lähme ja maitseme ta vilju, hüüdsid põrsakesed. Valige endale üks tõru, minge ja istutage see maha, ütles tamm. Siis kasvab teil igaühel oma sõber, tammike. Liikusin mõnusalt tammepuus üles, kiigutas tuul mind alla ja üles. Ümberringi sadu sõpru, kõik tammetõrud, iial pole meil mul võra. Olen lõbus tammetõrud, kuni ühel päeval ütles mul tõrud enn. Kas sa tead ka, mis on õnn? Õnn on see, kui võid rändama minna muusikamaale, helide linna ja sinus enesest kõlab üks viis. Õnnelik olla võid siis. Õnn on see, kui võid rändama minna muusikamaale, helide linna ja sinus enesest kõlab üks viis. Õnnelik olla võid siis. Kakuke ja kõrge. Memm pani oma taadile kaku ahju plaadile. Kui aknal jahtus kakuke, siis järsku mõtles natuke. Jooksen ära enne õhtut. Ma ei lähe taadi kõhtu. Avastas, et aken lahti, mis siin enam kauem vahti. Hüppas välja, hüüdis veel. Olengi nüüd vaba mees. Nüüd on kakukesel ees veeremine metsateel. Lisas kiirust veelgi hoole Emajõest Tähtvere poole. Samal ajal lasteaias mängis lastega koos aias Krõll, kes oma loomult maias. Aga Krõll, kes ringi keksis, varsti hoopis ära eksis. Üsna järsku kadus soojus, sest et päiksekera loojus. Kakuke, kes tee peal veeres, sattus järsku Krõlli teele. Kutsus Krõlli endaga kaasa nagu vendada. Kakukesel meenus pea, et ta kodu on ju seal, Tähtvere lasteaia akna peal. Krõll ja Kakuke sõpradeks said, laste käest teenisid veel mõned paid. Mul on nii igav. Ahju, ei ole pühapäev. Tere, kes sina oled? Mina olen ööküll. Kes sina oled? Tere, mina olen Lüsike. Ööküll. Kas sa tead, kus on pühapäev? Pühapäev on kaugel. Mine edasi. Seal on esmaspäev. Tere, esmaspäev. Kus sa pühapäev? Pühapäev on kaugel. Tule mulle appi, siis sa näidan sulle. Niintä mõtlen kaaslane Lilli. Aita Jussike. Mine edasi. Seal on teisipäev. Tere teisipäev. Kus sa pühapäev? Pühapäev on kaugel. Tule mulle appi, siis sa näidan sulle. Niintä mõtlen Rõmheno. Aita Jussike. Mine edasi. Seal on kolmapäev. Tere kolmapäev. Kus sa pühapäev? Pühapäev on kaugel. Tule mulle appi, siis sa näidan sulle. Niintä mõtlen Maja. Aita Jussike. Mine edasi. Seal on neljapäev. Tere neljapäev. Kus sa pühapäev? Pühapäev on kaugel. Tule mulle appi, siis sa näidan sulle. Niintä mõtlen
pean vaasega kinni. Aitäh, Jussike! Mine edasi, seal on Reede. Tere, Reede, kus sa pühapäev? Pühapäeval on kaugel. Tule mulle appi, siis sa näidan sulle. Ninde mõtende pesu. Aitäh, Jussike! Mine edasi, seal on laupäev. Tere, laupäev, kus sa pühapäev? Pühapäeval on kaugel. Tule mulle appi, siis sa näidan sulle. Ninde mõtende korstama tuuba. Aitäh, Jussike! Lähme koos pühapäevale. Tere, pühapäev. Tere, Jussike! Vaadake, sõber on siin. Oli ilus päev ja Londista tuli pilvega metsa. Ja siis ta avastas. Appi! Lotte ja Sipsik tuli jookses kohale. Mis juhtus, Londiste? Mul on saba kadunud. Äkki keegi leidis selle ja viis ära? Ära muretse, ma ehitan sabaleidja masina. Kosmosesse me lähmegi. Ja siis kuu peal kohtavad need karu. Ma nägin kollast pilve peal liikumas. See läks sinnapoole. Tänavad karu ja kiirustavad edasi. Aitäh, karu! Need nägid õhupalli küljes saba. Vaata, seal ongi minu saba. Ma ronin sinna ülesse. Vaata, ta on seal. Appe! Teised kukkusid ja tegid pukerpalli. Kätte sain. Ma aitan sul selle superliimiga tagasi panna. Sõpradega koos on kõik seiklused palju toredamad. Lõuna, Ott Tarter. Üks uss kord mööda ladvaõuna roomas. Ja oli juba hambaid õuna sisse löömas. Õunaga köhatas, ütles, mul on lõuna. Uss vabandas, roomas otsima teist õuna. Käib läbi suve aedades üks küpsemise laul. Siin hernes küpseb kaunades ja varre otsas õun ladva õunana. Siin hea on kasvada, kui ei käi ringi pea ja pole hirmu alla kukkuda. On puude juured mulla sees ja juurte sees on
kuulge ja öelge, mida see peaks tähendama. Ega nad selle tohutu hulgaga meile peale ei kavatse tungida. Ja pärast poleks nad ilmaski pidanud niisugust pidulikku rivistust korraldama. Valmistuvad nad pikemaks sõjakäiguks. Jube ja võimas. Kallid sõbrad, ronime alla. Kuhu me nüüd siis põgeneme? Vabadus. Mis on alles praegu, mida see sõna tõeliselt tähendab? Jah, sõidame linna. Ohoo! Otsitakse kasse. Meil tuleb kassid linna tagasi toimetada. Meil tuleb kassid tagasi linna toimetada, et need võttida hirmu valitsusele lõpu teeksid. Kassid on läbi ja lõhki metsistunud. Mida metsikumad on kassid, seda parem. Asume siis asja kallale. Vaadake seda puud, kas ei saaks sellest päris paraja silla? Ütlikult öeldes saaks jah. Raiuma. Tulevad. Autosse. Tee vabaks kassidele. Tulevadki järele. Tee vabaks kassidele. Looduses peab valitsema tasakaal. Riiulil on raamat. Järsku ilmub raamatus Klaabu. Klaabul hakkas raamatus igav. Ta otsustab vaadata, mis toas toimub. Klaabu näeb diivanit. Diivanil istub suur kass. Tere, kes sa oled? Tere, ma olen kass Kohev Saba, korteri kuningas. Kes sina oled? Mina olen Klaabu raamatus. Tulin sõbru otsima. Miks sa nii kurb oled? Mul on suur mure. Külmkapis elab printsess Viiner. Ma armastan teda kogu südamest. Aga tema ei taha minuga abielluda. Kass ja Klaabu lähevad kööki. Kallis Viiner, tee uks lahti. Külmiku uks avaneb. Tere, printsess Viiner! Mina olen Klaabu. Kas Kohe Saba armastab sind? Kas sina armastab kassi? Tere, Klaabu! Jah, ma tean, et kass mind armastab. Mulle väga meeldib kass Kohe Saba. Aga ma kardan teda. Ta võib mind kogemata ära süüa. Kas tõesti? Kas sina, Viiner, tahad kassi ära süüa? Ei, Viiner, te söö kasse. Kas kassid söövad kasse? Muidugi mitte. Ma tean, mida teha. Siin aitab mõnes jutumaagia. Klaabu keerutab tundlaid. Viiner muutub kassiks. Printsess Kassike hüppab külmkapist välja ja kassid teevad kalli-kalli. Kass Kohev Saba on õnnelik. Tuleb peremees ja teeb külmiku lahti. Oi, kus on minu Viiner? Ja miks mul on 2 kassi? Kassid naeravad. Lõpp.